Kõik laste sümptomid saavad alguse vanematest. Praegu on hästi palju, ma näen vanemaid ja ma olin ka ise selles kohas. Kus ma süüdistasin välist, ma süüdistasin ekraane, ma süüdistasin ühiskonda, ma süüdistasin valitsust, ma süüdistasin seda, ma ei tea, mida iganes, infoajastut, seda, et see on liiga palju müra on ja lapsed ei suuda keskenduda ja siis, ja mis iganes on ju. Alati proovisin leida seda põhjust välisest, alati. Ja täna eriti ma näen, kuidas vanemad teevad seda sama. Kui ma ütlen neile, et igasugune sümptom saab alguse vanematest, mitte ühiskonnast. Aga ühiskond see, aga ühiskond too. Ei. Aga siis peaksid kõik lapsed olema täpselt samas sümptomis. Korraga. Aga ei ole. Seega hakka vaatama kaadri taha, hakka vaatama juurpõhjustesse, hakka vaatama, mis tegelikult toimub sinu peres. Sest kõik, mida vanemad ei suuda emotsionaalselt läbi hallata, läbi tunnetada, iseenda seest vabastada, traumad, uskumused, kõik, mis tulevad nende enda lapsepõlvest. Ja kuni nad isegi ei märka seda, et mis neid mõjutavad, sest tihti vanemad reageerivad oma lapsepõlve valust lähtuvalt, mida nende enda laps neile peegeldab ja püüab siis nina ette tuua, et sa iseenda sees selle vabastaksid. Ja siis ongi lihtsam öelda, et laps on vigane, ühiskond on katki ja kõik, mis väljas toimub, on praak ja see mõjutab, aga tegelikult vanem peab enda sisse vaatama, sest see on ainus võti. Ja kõik, mis kõrgemal tasandil jääb lahendamata, kantakse üle madalamale tasandile. Ehk siis vanemate tasandilt kandub absoluutselt kõik laste tasandile. Uskumused, mustrid, lapsepõlve, traumad, käitumismehhanismid, automaatkäitumismehhanismid, automaatreageeringud, automaatreaktsioonid, emotsioonid kanduvad üle. Ja seni, kuni need kanduvad, seni, kuni käib see jadaühendus. See jadaühendus käib nii kaua, kuni keegi märkab seda muuta, keegi märkab seda tervendada. Ja tihtilugu ühes perekonnas ongi siis nagu selline tundlik kuum, kes hakkab tajuma vanemate tundeid, kes hakkab tajuma vanemate mustreid ja kes hakkab tajuma seda kogu kupatust koos, mitte ainult ei näe ühte puslejuppi ja ei käi kinni, ei käi oma silmaklappidega ringi süüdistades välist. Vanematel tuleb hakata otsa vaatama, mis emotsioone nad sisaldavad. Mis on tegelikult see tunne sinu sees alal 24/7, mida sa tunned, mis on sul lahendamata, mis sul käib närvidele, kui sa lähed õhtul magama, millele sa mõtled, kui sa hommikul ärkad, millele sa mõtled ja mis ülekandeid sa tegelikult lapsele annad, sest lapsed on käsnad ja ei ole vahet, kui vanad nad on, nad tajuvad sinu emotsioone, nad näevad tegelikult kõike, nad ei räägi, aga nad tajuvad ja nad näevad, sest mõtle, kui sina ise olid väike laps, sa tajusid samamoodi oma vanemate viha, sa tajusid oma vanemate kurbust, sa tajusid kui vanemad on sinust pettunud või kui nad ei ole sinust pettunud, sa tajusid, samamoodi tajub ka sinu laps. Ta ei ole nüüd tundetu. Ja kõik, mis toimub lapsega, on tegelikult alguse saanud perest. Ja ma kindlasti soovitan sulle ära vaadata ATH teemalise kanalduse, mille ma tegin. Ma läksin lapse energiasse, et anda mõista, mida tegelikult tänapäeva lapsed praegu tunnevad. See puutav stress, see surve, vanemate ootused, mida nad tegelikult tajuvad ja mida nad tegelikult soovivad. Ja mida nad soovivad sellisel viisil, et neil oleks parem. Samamoodi ma läksin ka vanema energiasse. Mida tunneb vanem, kellel on laps, kellel on vahet ei ole, milline diagnoos. Ja tegelikult see ATH video ei olegi mõeldud kõik nendele, kellel on ainult mingi ATH diagnoosiga laps. Minul ei ole ATH diagnoosiga last. Aga hullult põnev oli selle teema sisse vaadata ja ma soovitan seda videot vaadata absoluutselt kõikidel. Ei ole vahet, kas su lapsel on diagnoos, ei ole vahet. Sa saad sealt selle baasinfo, mis tegelikult laste sees toimub. Sest et kui sinul puudub kontakt oma lapsega, emotsionaalne side oma lapsega, ja seda lapsed peegeldavad kohe, enamus vanematel puudub see, sellepärast et nad ei viitsi isegi lapse sisse süveneda, neil ei ole aega selleks, neil ei ole oskust ja ausalt öeldes on vanemad laisad. Sest kõige tähtsam, kellele sa pead
fookuse panema, kui juba on midagi kui juba on mingi kõrvalekalle toimunud, on sinu laps pluss sina ise, koostöö, sümbioos.